Tere! Peakorraldajana on hea esimene ettekanne kohe kiiresti ära teha, kõik asjad ära testida, kõik, mis untsu läheb untsu. Siis teistel on lihtsam. Aga täna ma tutvustan oma seda teekonda, mis ma siin doktorantuuri õpingutes olen teinud, mis ma olen avastanud ja jagan neid õppetunde, millest võib-olla on ka teil kasu. Või vähemalt mina ise olen tundnud, et nendest on kasu olnud ja tahan neid viia ka teieni. Need, kes tahavad mu päris doktoritöö sisust kuulda, neid ma kutsun 4. septembril iseenda kaitsmisele. Aga see, et ma olen Arvutiteaduse Instituudis doktorant, tegelen infoturbega, siis see minu üks uurimisobjekt oli NIS2 direktiiv. Ma usun, et kõik vähemalt seda nimetust olete kuulnud. Mind inspireeris selle kõige esimene pealkirjas olev lause, mis ütleb, et Euroopas tuleb saavutada ühtlaselt kõrge turvalisuse tase. Ja alati, kui me räägime mingisugusest tasemest, mingisugusest kõrgusest, siis see tähendab millegi mõõtmist. Ja ega neid mõõtmevahendeid küberturbes leida kõige lihtsam just ei ole. Eriti kui vaadata, mida siis defineeritakse selle turbe alla. Mulle alati meeldib see, kui juristid ütlevad, et tuleb kaardistada kõik ohud ja kõik riskid, kuidas turvainimene selle peale nagu tegelikult vaatab. Aga siis, kui vaadata nüüd teistpidi, eks ole, et kes siis peavad neid turvameetmeid rakendama, siis tegelikult NIS2 on juba teine iteratsioon sellest eurodirektiivist, mis küberturbest nõuded esitab. 2016 oli siis NIS2 eelmine versioon, mis siis seati kriitilistele sektoritele, 7 kriitilisele sektorile. Aga mis nüüd juhtus 2022, kirjutati siia juurde 10 uut kriitilist sektorit, mille seis enam nii hea ei ole. Et probleemi koht on just nimelt selles, et NIS2 need subjektid, kes peaksid need turvameetmed rakendama, nende üldine küpsustase ka juba juhtimise poole pealt on pigem madal, turvateadlikkusega on suhteliselt kehvasti. Meil ei ole ka väga häid selliseid toetavaid vahendeid, et nii võtame kasutusele ja kõik on kohe hästi. Ja teine teema on see, et siis NIS2 veel omakorda seab igasugustele sidusrühmadele ülesandeid, neid organisatsioone kas kontrollida või toetada või kindlustada, et need turvameetmed saaks rakendada. Ei ole ainult Eesti probleem, siin all võite näha, see on siin üle-euroopaline probleem kõigis nendes teemades. Ja kui me hakkame vaatama, et kuidas me turvameetmed rakendatud saame, siis esimene mõte, kuhu me jõuame, et tuleb kirjutada mingisugused standardid. Vaatasin sellise pilgu enda jaoks, tegin sellise ajajoone, et kust see küberturbe standardite pilt peale hakkab. 1983 on siis pärit see esimene, kes on kuulnud Orange Book, ehk et oranž raamat ja see on siis see esimene küberturbe standard. Praeguseks on temast välja kujunenud Common Criteria nõuded ja ISO on tast teinud siis oma standardi ISO 15408. Aga nime sai ta just nimelt selle esikaane värvi järgi. Kui Orange Book ütleb, siis teate, et see on see esikaane värv. Ja need standardeid siis on riburadapidi peale seda tulnud. Panin siia ka ajajoonele ka Eesti iske, mis on tegelikult üllatavalt vara kogu selles järgnevas pooles. Mis aga siin ajajoone peal on minu jaoks nagu huvitav, on see pool, et kõik need standardid on sellised saavad otsa see areng kuskil seal 2015, nad jäävad selles mõttes edaspidi selliseks koormakohenduseks, et on PDF-dokumendid, kas nad siis on kataloogi kujul, kas nad on siis lihtsalt mingisuguste lausete kujul, aga sealt see areng minu vaatest on suhteliselt seisma jäänud. Et tahaks loota, et need kaasaegsed tehnilised mõttemaailmad liiguvad kuskile personaalturbe suunas, et see ideaalne ettekujutus on niimoodi, et meil on see turvanõuete pott, ma panen oma magnetikese sisse, ütlen, et see on minu asutus, võstan sealt välja, siis lood need õiged turvameetmed sealt välja. Aga see tähendab seda, et me peaksime kuidagi lahti laskma sellest PDF ja A4 formaadist, mis nõuaks üldise mõttemaailma muutust, mitte inseneride poolel, vaid juristide ja regulaatorite poolel.
Ja kui ma siis hakkasin neid standardeid omavahel võrdlema, siis selgus, et ei ole ainult see pool, mida me võrdleme sisu, vaid meil on tegelikult neid kategooriaid, mille standardeid omavahel võrrelda lisaks sisule päris palju ka väljaspool seda sisu. Ehk et me peame aru saama, kuskohast see standard pärit on, kes seda tegelikult kirjutab, kes seda rahastab. Kas kui me riigina selliseid standardeid endale otsime, mis need litsentsitingimused, kuidas me neid kasutame? Kas me seda PDF-i tohime üldse paljundada enda jaoks? Või kui me oleme sealt PDF-ist mingid asjad välja võtnud, kuidas me siis teda kasutada tohime? Mis on need uuendustsüklid? Keel ei ole kaasajal enam probleem, sellega me saame igatepidi hakkama, kui me suudame vastavas terminoloogias toimetada. Mis on eraldi teema, vaadake eelmiste aastate küberinnovatsiooni videosid, Anto Veldret ja muud selliseid teemasid. Ja teemaks lisaks siis sellele sisumoodulile alati tuleb pöörata tähelepanu, aga kuidas me seda standardi rakendatust kontrollida saame, mis need võimalused on. Ja need reeglina ei ole üldse sellesse standardisse sisse kirjutatud. Ehk et selleks, et standardid omavahel võrrelda, me peame võrdlema mingisuguseid omadusi ja need omadused nokkisin ma välja riikide küberturbestrateegiatest, kus nad mainivad selliseid omadusi, mida nad oma standarditel näevad või tahavad nendele nagu tähelepanu juhtida. Võib-olla on teil kunagi abiks, kui te tahate omale standardit valida. Aga kui me oleme standardi ära valinud, see on järgmine küsimus, et aga kus me siis omadega oleme, et mis me siis nagu ära peame tegema. Ja see oli see loogiline koht, kus ma jõudsin hetkeni, et asutustel on vaja teada, kus nad tänases hetkes on, mis nende turbeseis on ja milliseid meetmeid nad juurde peavad rakendama, mis need standardist juba tehtud on. Ja kui me Steniga, Sten on kuskil siin saalis, Steniga kokku istusime, siis oli meil see mõttekoht, et mis need omadused siis peaks olema sellisele mõõdikule, kui me hakkame seda standardit rakendama, et me saaksime mingisuguse sellise seisundi kohta mingisuguse info. Ja me jõudsime selleni, et me saime 4 nõuet kokku. Me peame oma meetmestikus saama sellise suhteliselt hea ülevaate, aga see ei tohi olla ka nagu meeletult lai, et klassikalised sellised head standardid on ju üle 1000 meetme ja kõik seda poolt, see ei ole hoomatav suurus. Meil on vaja saada kvantitatiivseid tulemusi, sest meil on vaja võrrelda. Eestlase jaoks kõige olulisem on võrrelda ennast naabrimehega, kas naabrimehel läheb kehvemini või halvemini. Madal sisenemisbarjäär. Esimesed versioonid tegin ma Wordis ja palusin inimestel värvida lauseid kas roheliseks, punaseks või kollaseks. Selgus, et oleks võinud ka paberi peal ja värvipliiatsitega inimestele väga sobis. Aga igasugused autentimised asjad, need unustage ära, see ei hakka tööle. Kui asutusel on madal küpsustase, ta ei võta seda kunagi kasutusse. Ja samas on jälle vastavust vaja mingisugust standardiga, eks ole, et keegi tuleb sulle kontrollima, sa tahad seda vastavust saada kätte. See QR-kood on muide see, kuhu me lõpuks välja jõudsime. Ja kuna meil oli EITS-i standard laua peal, siis me võtsime sealt kohe neid meetmeid, käisime sealt üle selle poole, et ta ei oleks kuskile mingisuguse tehnoloogia poole, ehitasime sinna juurde astmed ja minu täiesti individuaalne huvi oli teada saada, et kas me rakendame turvameetmeid või me kirjutame paberile, et need turvameetmed tuleks rakendada. Ja sellest sai sinna 2 eraldi astet, defined ja basic. Basic tähendab hästi praktilisi rakendusmeetmeid ja defined tähendab seda, et me toodame sinna juurde dokumentatsiooni. Üldiselt need võiksid olla tasakaalus. Aga mu huvi oli, et kui tasakaalus nad on. Sain omad vastused, avalikus sektoris rohkem on dokumentatsiooni, erasektoris on see dokumentatsiooni puudus üsna kriitiline. Ja siis tulemused tekkisid sellisel kujul, et me saime iga astme kohta ja saime siis ka võrdluse selliste keskmistega ja saime ka võrdluse ajajoones. Kes tahab seda mõõdikut, see oli nagu kontseptuaalselt, tudeng Maria Pipiloda arendas mulle ka selle mõõdiku enda, nii et see QR-koodi alt avaneb see mõõdik ise. Aga kui me nüüd saime kõik selle poole valmis, siis tekkis see pool, teine niisugune küsimus, et kui meil on juba mõõtmistulemused, siis kes tahavad neid kasutada lisaks sellele organisatsioonile endale. Ja NIS2 defineerib päris mitu kasutajat sinna juurde, see tähendab seda, et ma hakkasin lugema uuesti seda NIS2 ja mõtlesin, et kõige lihtsam meetod on see pool, et ma vaatan siis, mida siis teised teadlased on juba selle NIS2 kohta arvanud. Ja selgus päris valus tõde, et kui ma loen juristide arvamusi
juristide teadusartikleid NIS2 kohta, siis nad ütlevad, et see on ülisuurepärane regulatsioon, mis reguleerib ära kõik, ta on kirjutatud hästi selgelt, hästi arusaadavalt, me saame sellest kõik aru. Kui te olete seda oma näpuhal hoidnud, siis te teate, et see nii lihtne ei ole. Siis, kui ma võtsin lahti inseneride samasugused artiklid, siis hinnang NIS2-le on täiesti vastupidine. Ja mul tekkis see küsimus, et miks need arvamused nii vastandlikud on. Selgus, et ma ei ole jälle ainuke, kes sellise küsimuse esitas. Ja otsisin siis artikleid, et kuidas siis insener peaks lugema juriidilist teksti. Ja sain natukene nagu tuge sellest, et mis on juristi vaade ja mis on inseneri vaade. Ehk et juristi jaoks tuleb teha staatilised reeglid. Nõue. Me paneme selle kirja ja see on seal seaduses või regulatsioonis kirjas. Ja juristi vaatest vastavus tähendab, see ongi see poole, et kui sa ei vasta sellele nõudele, siis on sanktsioonid ja trahvid. Ehk et kõik on paberi peal ilusti kenasti fikseeritud. Meil on alati, kõik peavad olema vastavuses. Juriidiline keel on, me natuke kipume ütlema, et see on kantseliitlik, aga tal on mingisugused oma nüansid, millega mina ei ole suutnud ära harjuda. Ja mis mind natukene veel rohkem häirib, on see, et ma ei saa võtta seda ühte lauset, ma pean kogu aeg jälgima, mis kuskil mujal on öeldud. Et ma sõltun alati sellest, mis seal ümberringi need laused on. Ja kui ma panen siia kõrvale nüüd selle inseneri vaate, siis inseneri peamine eesmärk on tekitada süsteeme, mis kogu aeg käivad, kogu aeg töötavad. Ja me peame kogu aeg selle olemasolevat süsteemi kogu aeg kohandama. Et see staatiline nõue tuleb kuidagi kohandada sellesse töötavasse süsteemi. Ja teistpidi on meie jaoks olulised, eks ole, hoida neid fookust kogu aeg sellel efektiivsusel, see tähendab seda, et me ei tee vigu ja me saame oma töö tehtud ja me saame talle tehtud suhteliselt kiiresti ja see resilience, kerksus siia juurde, et kui midagi juhtub, siis me suudame sinna algsesse olekusse või funktsionaalsesse olekusse tagasi jõuda. Ja kui on kuskil mingisugused puudused, siis me parandame, sest need on kohad, mida me saame täiendada. Et jah, me hindame seda riski ja selle alusel siis otsustame, kuidas me teda täiendame või mis me teeme. Tehniline terminoloogia on selline, mis püüab mitte tekitada olukorda, kus me saaksime midagi kaheti mõista. Tehnilises terminoloogias kõige lihtsam näide on see, et ei kasuta asesõnu. Meil ei ole vaja ilusat teksti, vaid meil on vaja öelda see asi välja ilma asesõnadeta, soovitavalt lihtlausetega, kõige pikem lause pikkus tohib olla 12 sõna. Ja mis veel on nagu see inseneri omapära on see, et me otsime need mustrid ülesse ja me paneme need mustrist leitud asjad kõik ühe koha peale kokku. Me ei hajuta neid, ei loobi neid laiali mööda seadust. Et see on ka veel selline teistpidine mõtteviis võrreldes juristi vaatega. Kui sa saad nagu probleemid kätte, siis järgmine küsimus on, et aga kuidas me nagu kokkuleppele jõuame. Ja see kokkuleppe kohaks mina sain lahenduseks siia kasutuslood. Tundus esialgu õudselt nõme, päriselt, aga kui me hakkasime neid nagu defineerima, siis selgus, et tegelikult ükskõik mida sa teed, selle kasutusloo defineerimine, et mis rollis sa oled, mis on sinu eesmärk ja miks sa tahad seda eesmärki saavutada. Ma panin ta siia inglise keeles, eesti keeles, et mõlemas keeles olete neid kindlasti ka sellisel kujul kuskil näinud ja kohanud. Kui ma nüüd tulen tagasi selle NIS2 juurde, siis NIS2 siis defineerib igasuguseid sidusrühmasid, igasuguseid kasutajaid. Ma natukene optimeerisin ja viisin nad kokku 6 kasutajani. Ehk et meil on siis liikmesriik, miks see nii on, NIS2 on siis see, mille kohalik liikmesriik peab endale kohandama oma seadusega. Et see ei ole, see otse kohaldub, vaid me peame ise siin koha peal tegema oma seadus. Seetõttu ma ei saanud siin neid rolle täpsustada Eesti asutuste põhiselt. Liikmesriik, järelevalve, ENISA on siis Euroopa küberturbeagentuur, Entity on siis kõik võimalikud need organisatsioonid, kes need meetmed peavad rakendama ja peavad kuidagi seda küberturbe taset meil riigis tõstma. Siis on need konsultandid, keda siis riik
ja toetab, et need entitid või organisatsioonid saaks oma meetmeid rakendada ja siis lõpuks ka tarneahela partnerid. Ja ma sain sellised 6 userit ja nüüd neile oli vaja siis tekitada need kasutuslood. No ma toon siia lihtsalt ühe näite, ma sain lõpuks NIS2-st 10 kasutuslugu, mis on siis seotud organisatsioonide infoturbe taseme infoga, kellel on vaja neid mõõtmistulemusi enda töö tegemiseks. Ehk et liikmesriik tahab 2 põhjusel, ehk et ta tahab teada, mis see olukord on, ja teise poole pealt, kus ta saab toetada, et ta ei loobiks raha suvaliselt, ei panustaks suvaliselt, vaid ta tahab teada, mis on need konkreetsed fookuspunktid, mis on konkreetsed sektorid, mis on näiteks praegune üks nõrgemaid kohti on meil tarneahelate teema, intsidentidele reageerimise ja intsidentidega toimetuleku teema. See on täpselt see, mida mõõdik annaks meile välja. Ja kui nüüd see mõõdik, mille siis me ise arendasime, püüdsime seda siis ka testida, siis me viisime läbi reaalsed testid ligi 300 asutuses nii Eestis kui Kesk-Ameerikas. Kui mulle see võimalus Riia poolt tuli, et ma saan minna tegema koolitusi Kesk-Ameerikasse, siis ma kasutasin seda ära, mõtlesin, et nad on täiesti väljas Euroopa õigusruumist, neil puudub igasugune kontakt NIS2-ga, kõige õigem koht testida mõõdikut ja saada aru, kas sellel mõõdikul on mingi sisuline mõte või ei ole. Ülipositiivne tagasiside oli. See on nagu kohustusliku kirjandusega, eks ole, et niikaua kui see raamat on kohustuslik, ei ole teda üldse tore lugeda, aga kui ta enam ei ole kohustuslik, siis avastad, et issand, need kõige paremad raamatud, mis ma elu jooksul lugenud olen. Ja täitsa arvestatav number tegelikult tuli sealt Kesk-Ameerikast ka. Lisaks oli meil siis 2 konsultanti, kes katsetasid seda mõõdikut ja ütlesid, et nende jaoks oli just nimelt hea see pool, et kui nad said teada, mis on need asutuse nõrgad kohad, siis selle järgi said nad fokusseerida ka oma konsultatsiooni, nad hoidsid päris palju aega kokku sellisele lisatöö pealt. Ja lõpuks, kuna mõõdik andis neile ka just nimelt kätte need nõrgad kohad ja referentsid standarditele, ehk et sellise vastavuse nõue, siis oli ka suhteliselt lihtne leida need kohad, kuidas abistada. Ja siis meil oli üks ministeerium, Taavi, aitäh sulle, kes meid sellel hetkel toetas ja aitas leida seda, et mis siis ministeeriumi jaoks on need olulised kohad, mida nad tahaks välja kätte saada ja missugusel kujul nad tahaks seda kätte saada. Ja juhtis ikka siis mingisugustele pooltele, mis on nagu nende vajadused. Et me nägime ära selle, et ta annab mingisuguse osa kätte sellest infost organisatsioonide kohta, mis neil on vaja, võib-olla mõnda kohta peaks selle eraldi tuunima. Kontseptuaalselt sellised intervjuu tasemel või kirjanduse põhised testid tegime järelevalvega. Kuna nemad on väga reguleeritud organisatsioon, siis nemad päris testima ei asunud. Küll aga need andmed, mis ma neile näitasin, nende põhjal nad arvasid, et nad saaksid oma tegevusi optimeerida, ehk et mitte minna ja teha ühes asutuses konkreetselt kogu see menetlus läbi viia, vaid optimeerida endast mingisele konkreetsele teemale, aga leida ka sektorid, kus need nõrkused on, mida on vaja järele aidata, toetada, võib-olla natuke ka sundida. Enisa muide on enda kirjutistes öelnud, et nende jaoks selline vahend, kus nad saavad organisatsioonide ja riikide lõikes asju teada, nad teevad küll küsitlusi üle Euroopa, aga nad ei liigita neid riikide kaupa, et see on nende jaoks natukene puudulik teema hetkel, sellepärast, et sellist standardiseeritud töövahendit ei ole. Tarneahela testimisega läksime selles mõttes kehvasti, et asutused küll hästi julgelt ütlevad, et jaa, meil on vaja, aga me ei leidnud sellist paari, et tarneahela ja selle partneri vahel tekiks nagu see koht, et kas nad saavad nagu oma need eesmärgid rahuldatud. Et meil jäi nagu see tõestamata, et see sellisel kujul töötab, kuigi me saime nagu päris palju tagasisidet, et jaa, meil oleks vaja, et me oma partnerite käest saame mingisuguse mõõdiku tulemused kätte. Aga kui ma nüüd jõuan vaikselt nende järelduste poolele, et turbe mõõtmine, et mis see nagu siis annab. Ja ma näen, siin on nagu see tasakaalu koht on selle vajaduse ja kohustuse juures. Et kui mul on nagu kogu aeg vaja, aga nii kui see muutub kohustuseks, siis enam justkui ei ole vaja. Et
kuidas nagu leida see arusaam, et kui ma räägin inimesega otse, teeme nagu sellist konsultatsiooni poolt või annan nõu, tõlgendan seda mõõdiku tulemust, siis ta ütleb, et tal on seda tohutult vaja. Aga kui talle öelda, et nii, täida see ära, siis see on mingi kohustus, ma ei tee seda. Et kuidas see tasakaal siin nagu leida, et see arusaamine tekiks. Mis sai nagu selgeks, on see pool, et kui ma saan aru asutusena, et mul on vaja oma turbest arusaamine tekitada, siis alati tulevad kõik muud teemad alati kiiremini peale ja ma kipun ära unustada, et seda peaks tegema regulaarselt, kas kord aastas või nii. Et mul on vaja mingit välist motivatsiooni, et sellist mõõtmist teha. Et mis on need välised motivatsiooni kohad? Kesk-Ameerikas saime väga kiiresti aru seda, et väline motivatsioon on see, et sa saad mingi teenuse. Sa saad õiguse osaleda koolitusel. Sa saad õiguse saada mingisugust individuaalset koolitust. Sa saad õiguse saada mingisugust toetusraha. Või siis ka teistpidi, kui sul on see mõõdiku tulemus olemas, siis sul on õigus kandideerida kuskile mingisuguse teenuse pakkujana. Et sul peab olema see väline motivatsioon, et sa sellise mõõdikuga kaasa üldse tuleksid. Mis oli natuke sellisem teistpidi huvitavam teema, et mul oli ka selliseid asutusi, kes täitsid 3 aasta jooksul seda sama mõõdikut. Ja siis oli see pool, et esimene aasta võttis see aega 0,5 tundi, teisel aastal küsisin, kaua aega võttis 2 tundi. Küsin, mis see erinevus nüüd oli, et isegi küsimused nagu muutusid ainult 10% seal vahepeal. Ja põhjendus on see, et mida teadlikumaks sa oma turbeolukorras saad, seda kriitilisem sa oled. Ehk et see optimism turbe tegelikust olukorrast kaob ära. Ja mis nagu veel välja tuli, oli see, et suurtes asutustes on see suhtumine, et meil peaks asjad nii olema. Meil on poliitika, et asjad on nii. Kui kontrollima minnakse, siis alati nii ei ole. Väiksed andsid tegelikult selle koha pealt ausamad tagasisidet. See oli jälle selline, oleks oodanud vastupidist, aga tuli niipidi välja. Ja mis nagu natukene võib-olla teeb kurvaks, on see pool, et me kogusime ka metaandmeid erinevate teemade kohta, aga nende vastu tegelikult, sektor oli see, mille vastu huvi tunti. Tegelikult ei tundnud keegi huvi, sellepärast et meie statistiline kirjaoskus on suhteliselt niru. Et ma olen näidanud erinevaid graafikuid, numbrilisi väljundeid, dispersioone, kõik võimalikku teemasid, mis minu jaoks kannavad infot. Selgub, et juhtide jaoks kannab infot tegelikult ainult üks radardiagramm, ümmargune, ja üks Guatemala CO põhjendas mulle, et juht tahab saada pildi, et asjad oleks lihtsad. Juht tahab saada ümmargust vaadet. See on kõige lihtsam kujund. Ja kui see vaade ei ole ümmargune, siin on mingid sakid sees, see on mingi jama, siis ta esitab küsimuse, mis see on. Niikaua kui see on ümmargune, ta ei esita seda küsimust. Ja see on põhjus, miks see radardiagramm juhtide tasemel kõige paremini töötab. Ja kui ma nüüd vaatan nagu teistpidi tagasi, et kogu oma sellele doktoritöö tegemise ajale ja sellele tööle, mis ma seal Riias olen selle kõrvalt nagu teinud kogu aeg, siis need on nagu järeldused, kus ma olen ise jõudnud. Et kui te valite enda asutusele standardit, siis ei ole seda mõtet valida ainult sisu järgi. Seda tuleb valida selle järgi, mismoodi seda hallatakse, mis sellest edasi hakkab saama, kui elujõuline see tuleviku mõttes on, mis on tema sertifitseerimisskeemid, mis on tema allolev jurisdiktsioon, mis on need litsentsid, et me ei saa liikuda ainult selle poolega, et mis seal sisu sees on. Õigusaktide tõlgendamisel on soovitav kohe algust peale see jurist ikkagi kampa võtta. Triinu kohe peale mind tuleb sellest ka rääkima. Et ei tekiks seda hilisemalt küsimust vastust, et kas jaa tähendab või tähendab jaa, nagu meil siin ühe koha peal tekkis. Veel, kui te arendate mida iganes või arvate, et teeme selle asja, siis esimene küsimus, kelle jaoks, mis eesmärgiga ja mis sellest nagu paremaks läheb või mis toimub. Ehk et tehke need kasutuslood.
Koosolekute ajal me oleme teinud praegusel hetkel neid kasutuslugusid, selgub, et inimesed saavad asjadest väga erinevalt aru. See kasutuslugu aitab päris palju vaidlusi edaspidi ära hoida ja paneb nagu asja fookusesse, ülikasulik asi, päriselt soovitan. Korrektse terminoloogiaga olen ma vist viimase 6 aasta jooksul kõige rohkem nagu pikka pead saanud. Kogu aeg öeldakse, et tehtige lihtsamaks. Ma päris pikka aega mõtlesin, mida tähendab lihtsam. Lõpuks ma leidsin standardi, mis oli muide usability standard. Ja öeldi, et lihtne, see tähendab seda, et ta ei tekita sulle lisavigu, sa saad asjad tehtud nii, et sa ei tee vigu, sa saad asjad tehtud kiiresti ja sul tekib endale rahuldustunne. See on lihtsa definitsioon muide. Kes pärast tahab, võib mu doktoritööst lugeda seda standardinumbrit, ma peast ei mäleta. Ja mis on veel teemaks siin pool, et me panime ka mõõdikus on 4 keelt sees, eesti, inglise, hispaania ja tšehhi. Nii et saate valida, milline teile sobib. Aga inglise keel tuli sinna sisse sellepärast, et meie turvainimesed ei oska eesti keelt. Ja sellepärast tuli panna sinna inglise keel kõrvale, et ka eestlased paljud täitsid mõõdikut inglise keeles. Aga selgus, et ka sellest ei ole alati abi, sest korrektset terminoloogiat tegelikult ikkagi ei kasutata, kasutatakse mingisugust mugavusterminoloogiat ja see on väga asutuse keskne. Et meil on ka selle terminoloogia standardimisega vaja ikkagi nagu tasakesi tegelda. Ja iga muutus käib läbi leinamudeli, selle ma olen endale selgeks saanud, et alguses tuleb läbida kõik need agressiivsed faasid ja ignoreerimisfaasid, enne kui jõuab sellise leppimise tasandile. Ja see on olnud abiks eelkõige minule, kui ma pean tutvustama midagi uut innovatsiooniga poole peal täpselt samamoodi, et sa pead võtma nagu selle seisundi, et kui keegi sulle tuleb nagu vastu röökima, et seda ei saa, ei ole võimalik, siis sa fikseerid ära, okei, ta on selles agressiivses faasis. Selge, ootame, kannatame, läheb veel pool aastat mööda ja siis ta on järgmises faasis. Siis me saame juba rääkida. See on olnud abiks selles mõttes, kui sa tahad oma asutuses või kuskil juurutada innovatsiooni, soovitan uurida, mis asi on leinamudel. Ja mis mind on teaduse juures alati võlunud, et mulle tundub, et siin instituudis võib-olla ma ei leia kõigile oma mõtetele nagu kaaslast, aga kuskil maailmas on alati keegi veel, kellega ma kuskil konverentsil kokku saan ja ta ütleb, et meil on täpselt see sama probleem. Meil on täpselt see sama probleem. Et näed, sa suutsid selle minu jaoks ka nüüd ära sõnastada. Kõige suurem probleem ongi alati see, kuidas probleem sõnastada. Et sa näed, et on mingi jama, mudel ei lähe kotki, tunned, et pea läheb katki ja siis jõuad lõpuks probleemini, siis tuleb see lahendus ka üsna kiiresti. Et need olid need õppetunnid, mida ma õppisin oma selle doktoritöö tegemise kõrvalt. Ma natukene näitan ikkagi seda tulemust ka. Mul on veel 2 minutit aega. Et alati räägitakse, et väiksed ei ole võimekad ja ei suuda midagi teha. Tahtsin siin juures lihtsalt näidata seda, et tegelikult nende suurte ja väikeste vahe on ainult selle poole pealt, et väikestel ei ole tegelikult see protseduurika pool paigas. Ehk et see üldine tegutsemise kokkuleppimine ja see pool on tegelikult nõrgem. Aga meie ootus on, et kõik oleksid seal rohelises. Seda me veel Eestis ei ole saavutanud. See on ka muidugi praegu juba osaliselt 2 või paari aasta tagune pilt. Pilt teadlikkuse poole pealt järjest paraneb. Olge head, kui teil intsidente juhtub, andke nendest teada, rääkige oma inimestega, sest see on see, mis parandab seda küberturbe teadlikkust ja ei teki seda häbitunnet, mille pärast keegi teine kuskil edaspidi kogeb täpselt samasid jamasid. No nii, testisin teie peal. On ju hea ketas, eks ole? Saate kohe pildi ette. Teadmata, millest jutt on. Natukene Eesti pilti ka, et kõige rohkem muretseme selle vee ja kaugkütte pärast. Nad on ikkagi vist kõige haavatavam grupp meil, tervishoid on teine samasugune. Hariduse puhul julgen öelda siia juurde, et see pilt võib küll näida selline nõrgukene, aga nad kõige jõudsamalt praegu edasi arenevad. Ja selle järelduse, kogu selle mõõdikute järelduse tulemusena julgen hästi kindlalt öelda, et kui me KOV-ides kohalike omavalitsuste turvataset suudame tõsta selle mõõdiku järgi kas või, siis tegelikult tõuseb kogu Eesti turvatase. Ja need on kõik need teadustöökesed ja asjad, mis ma tegin.
osad koos minu tudengitega. Ja siis 4. septembril, kell on aega, võib tulla mu kaitsmist vaadata. Aitäh! Ma teeksin ühe väikse asja, mul kõigepealt üks küsimus saalile ja siis küsin sinu käest. Nii. Mari mainis alguses NIS2. Palun tõstke käsi, kes mitte ei ole kuulnud seda sõna, vaid kes umbes ka aimavad seda tausta. Jah, seda ma kartsingi. Kõik ei ole. NIS2 on siis tõesti Euroopa Liidu direktiiv ja see on siis Network and Information Security on selle nimi. Ja selle tõesti selle siis eesmärgiks on siis ütlustada liikmesriikide küberturvalisuse taset, selle ette on antud siis nõuded, mida siis liikmesriigid peavad tegema. Ja tõesti, mina olen kulutanud sinna ühe oma tööaasta. Nüüd võib-olla küsimus siis sulle. Ainult ühe, see oli 2022. Tegelikult ma tahan ilustada, ma tegelikult töötan sellega edasi, et see ei ole lõppenud. Aga ma ei tule nagu NIS-i, ma võiksime NIS2 tõesti rääkida hästi pikalt ja mul oleks hästi palju küsimusi sulle NIS2 kohta. Aga see ei ole see teema, pigem mul tekkis hoopis see küsimus, kui ma kuulasin sind, et kui sa käisid seal Kesk-Ameerikas ja ühtlasi Euroopas sa tegid neid, kui palju üldse Euroopas sellist mudelit, selliselt süsteemselt lähenemist mõõdikut on üldse tehtud? Või proovitud teha? On üle Euroopa praegu need ECCC poole pealt neid mõõdikuid on 10, ma julgen öelda. Aga ma olen neid nagu testinud. Probleemi koht on just nimelt see keskele andmete toomine ja teine probleemi koht on, kuidas neid uuendatakse. Mõõdikute eluiga keskmist on 4 aastat. Mina arvutan selle järgi, et see on nagu doktorandi nominaalaeg, siis see saab otse, siis see sureb välja. Ehk et kui ei ole sellist mingisugust normeeritud uuendamismetoodikat, siis ta sureb välja, sest see turvameetmete triiv on nagu nii suur, et ta peab olema kuidagi pidi uuendatav. Et neid on tehtud selliseid põlve otsas ja avaldatud ja väga nunnud näevad mõned välja, aga jah, et seal taga peab olema see kamp, kes seda regulaarselt suudab hooldada edasi kanda. Ja igasuguseid muid probleeme on ka, aga see on juba pikem teema. Nii, ja nüüd ma tahaks näha seda kätemerd siin auditooriumis. Kas on küsimusi Marile? Tuli küsimus. Ja palun oota, kohe mikrofon tuleb. Mikrofon juba 3 küsimust tuli. Siit prosektorid pimestavad. Ja palun. Tere, mina olen Jaana Metsamaa. Mari, aitäh ülevaatest, väga põnev teema oli. Et mis sellest mõõdikust nüüd edasi saab, et kas Eesti riik on motiveeritud äkki seda rakendama, kuidagi kesksemalt võtma kasutusele? Et see oleks esimene küsimus. Ta on praeguseks hetkeks realiseeritud, ta on praeguseks hetkeks testimises, seal on mõningad vaidlused teemal, et kuidas säilitada seda madalat sisenemisbarjääri, ehk et siin on nagu see probleemi koht, et riik ei taha süsteeme, kuhu saab sisse ilma autentimata. Et siin on see usaldusväärsuse teema, et kas me saame andmeid kokku koguda. Meil ei ole probleeme sellega, et organisatsioonid saaks oma turvet mõõta, seda nad võivad individuaalselt teha, me ei pea midagi kokku koguma. Aga teemaks on just nimelt see, et kuidas neid ka keskele kokku koguda. Et võib-olla me päeva jooksul siin Taaviga vastame endale mõningatele küsimustele koos ära ja siis me võime õhtul sulle juba midagi muud rääkida. Ma tegelikult võib-olla lisan see enda poolt, et Justiits- ja Digiministeeriumi poolt tegelikult me teatud siis enne mainisid seda pläänikusüsteemi. Me tegelikult kasutame seda, et meil ongi tegelikult üks toetusmeede ja kui tahetakse sinna tulla, siis tingimus on see, et see samane mõõdik on ennem ära täidetud. Et me enda poolt ja meie oleme huvitatud just sellest sektoriaalsest vaatest. Et selle sektoriaalse vaate põhjal me tegelikult hakkame ka nägema seda, et mis on see olukord, et muidu me aimame, aga siis see annab meile palju parema ja selgema pildi, kus tegelikult king pigistab, kuhu ressursse suunata. Teine küsimus veel, kui võib. Et EITSis on täna see Pearo või mis ta nimi täpsemalt on, et kuidas see uus mõõdik sellega suhestub kui üldse? Momendil ei suhestu sellisel kujul, sest mõõdik ja standardi rakendusplaan on 2 erinevat asja. Kuidas nad hakkavad sisuliselt taustal koostööle, see on praegu inseneride käes arutelusel. Aitäh! Ja aitäh väga huvitava esitluse eest. Mind just huvitas see kasutuslugude pool, et see ongi äärmiselt keeruline tuua kokku siis
juristide arusaam ja siis inseneride arusaam, nagu te rääkisite, et kuidas, kas teil on ka tuua veel rohkem mõni näide või avada seda lähemalt, et kuidas see silla loomine siis nende kasutuslugude puhul käis, et kas seal oli ka mingisugust keerukust selle kokkutoomisel? Ütleme nii, et kasutuslugude loomise pool kindlasti on lihtsam eelkõige just nimelt inseneri vaatega inimesele ja jurist saab anda sellele hinnangu, kas ta on sellega nõus või ei ole. Ja mida selles kasutusloos, mida ma ka tahlil korra näitasin, ma võtan sinna kokku ju mitu seaduse klauslit ja jurist saab teha sellele juriidilise analüüsi poole. Praeguses töös ma otseselt seda juristile analüüsida ei andnud, aga meil näiteks järelevalvejuht, kes neid kasutuslugi läbi vaatas, on juura taustaga, et tema jäi selles mõttes nendega nagu nõusse. Aga jah, et juba ainuüksi see, kui sa koosoleku käigus seda kasutuslugu kas või koos defineerid, on ülikasulik selles mõttes, et sa vaidled juba selle ühe lause moodustamise puhul kõik teemad läbi, sul ei ole pärast mitte mingit vaidlemist. Meil vist ka me peame nüüd kahjuks edasi liikuma. Aitäh sulle ja palun veel kord üks aplaus Marile.